et inimesed olid väga pahased, sest nad pidid nagu peo ära lõpetama, nagu inimene lasti maha. Inimesed olid väga pahased, sest see on ainult üks inimene, kes maha lasti, et ülejäänud tahavad edasi tantsida. Seekordne Minu Tartu on veidi teistmoodi. Pühendume meenutustele Tartu 90-ndatest ja sellele rajale läheme koos Marko Kiljakuga, mehega, kelle jaoks pole ükski Tartu paljudest peokohtadest võõras. Kui sa ei ole peoinimene, kui sa ei ole kossuinimene, siis võib-olla Marko Kiljaku nimi võib jääda isegi võib-olla mõnele inimesele. Vabandust, kui ma solvan sind, aga võõraks. Kuidas sa ennast ise tituleerid kõige paremini? No noorem generatsioon võib-olla jah, minu sellistest hiigelaegadest ei tea midagi, et no eks ma siin vaikselt olen toimetanud nii suur kui väike see Eesti on, et natuke meelelahutust ja natuke spordivärk ja sporditurundust ja siin-seal ikka on mõned aastakümned sellist põldu küntud. Aga tegelikult nii-öelda on Eesti nii-öelda avaliku elu tegelasi, kellega sa kokku puutunud ei ole. No neid on üsna vähe, et sa oled ikkagi väga tuntud inimestega pikki aastakümneid ju ninapidi koos olnud.